Põlevkivi kompetentsikeskus on üks teadus-arenduskeskustest Virumaa kolledžis. Mina olen keskuse juhataja Kalle Pirk ja kui ma nüüd hakkan Põlevkivi kompetentsikeskust tutvustama, siis eelkõige ma tahangi rõhu panna selle peale, et kuidas meie tugevat põlevkivi taustaga kogemust ja teadmisi ära kasutada ka nendel aladel, mis jäävad põlevkivi valdkonnast väljapoole. Ehk et sellest siis ka ettekande pealkiri. Aga selleks, et Põlevkivi kompetentsikeskust tutvustada, peab kõigepealt alustama põlevkivist paari sõnaga rääkima, mõni sõna ka kompetentsikeskusest ja siis juba täpsemalt nendest kompetentsidest ja ka teenustest, mida me saame ettevõtetele pakkuda. Põlevkiviga on enamuse jaoks asi selge, kivi, mis põleb. Miks ta põleb? Sellepärast, et kuna tegemist on settekivimiga ja sinna on settinud orgaanilist ainet kunagi väga ammu, mis on umbes ühes tonnis 350 kilo on seda orgaanilist põlevat osa, et siis sellest kõik tegelikult algabki. Tänu sellele on põlevkivil ka kütteväärtus, mis on kasulik, võrrelda võib-olla puidu kütteväärtusega kindlasti oluliselt väiksem kui kivisöe kütteväärtus, aga erinevalt kivisöest on põlevkivil hea omadus, et tema õliandvus standardtingimustel on seal 20% juures ja võib-olla siin võrdluseks veel, et näiteks erinevate plastikute puhul võib see õliandvus olla ka seal 90%. Põlevkivi ei ole midagi unikaalset selles mõttes Eesti jaoks, et üle maailma on 33 riigis teada põlevkivi leiukohad, aga Eesti on väga pikaajaline põlevkivi kasutaja, me oleme siin rohkem kui 100 aastaga juba 1 miljardi tonni jagu põlevkivi ära kaevandanud ja kasutanud. Tänaste teadmistega oleks võimalik kasutada veel vähemalt miljard tonni tegelikult. Aga nüüd kaevandanud, kasutanud oleme natuke rohkem kui 100 aastat, teadustegevus, uuringud põlevkivi alal on veel kaugema ajalooga, aga ühe aastaarvu ma tahaksin siit välja tuua, see on 1958, kui Kohtla-Järvel loodi Põlevkivi teadusliku uurimise instituut ja täna siin Virumaa kolledžis tegutsev kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabor on selle instituudi otsene järglane, ehk et me siis saame öelda, et vähemalt 60 aastat sellist ajalugu, kogemust, kompetentsi on meil olemas. Ja 2011. aastal loodi selle labori baasil siis Põlevkivi kompetentsikeskus, et pakkuda veelgi laiemalt teenuseid, laiemalt kui laboriteenused. Ja üldiselt võiks siis Põlevkivi kompetentsikeskus olemuse kokku võtta selle meie hoones oleva kunstiteosega, selle nimi on kiviõli ja see näitab seda, et me peame põlevkivi või tegelikult ka mõnda teist materjali ressurssi väärindama maksimaalselt ehk kõik selle, mis seal kuldaväärt sees on, me peame selle kätte saama ja me peame seda mõistlikult kasutama. Nüüd liigun edasi kompetentside ja teenuste juurde. Meie põhiline igapäevane tegevus on tegeleda uuringutega, peamiselt rakendusuuringutega, peamiselt oleme me keskendunud põlevkivi ja keemia suunale ja kui seal veel täpsemalt, et siis põlevkivi teiste kütuste termiline töötlemine ja nende töötlemise saaduste, siis omaduste uuringud, neile kasutusvõimaluste leidmine. Kõikidel uuringutel on ka mingi väljund, et tellija jaoks on see väljund mingi kasu, mida ta meie tööst saab. Meie jaoks on paljude uuringute puhul ka see kasu, et me areneme ise, me leiame mingeid uusi väljundeid või uut kompetentsi enda jaoks, et siin ma olen näitena välja toonud 2 kasuliku mudeli tunnistust, kus me oleme ise siis kasutanud või kaitsnud
ära ühe puhul siis plastjäätmete koospürolüüsi meetodi, teisel puhul põlevkiviõli grupikoostise määramise meetodi, ka väga selge väljund läbi viidud uurimistööle. Ja ühe olulise dokumendi toon siin teile veel ekraanile, see on akrediteerimistunnistus. Nimelt meie kütuste labor on siis akrediteeritud vedel- ja tahkekütuste analüüside valdkonnas. Tegemist on olulise kvaliteedimärgiga meie analüüsi teenusele, ütleme siis niimoodi. Et tänu sellele oleme me saanud pakkuda siin teenusena ka uute laborite käivitamisel enda abi siin Eestis, Jordaanias. Me oleme läbi viinud rahvusvahelisi võrdluskatseid laborite jaoks, kes tahavad oma analüüside kvaliteeti omavahel võrrelda ja see kvaliteedimärk on ka kasuks siis, kui me tegeleme standardite väljatöötamisega, millest ma hiljem ka räägin. Kui ma siin püüan tuua ka selliseid referentse ja näiteid kompetentsikeskuse tutvustamisel, siis üks sellistest on nüüd ekraanil. Siin alumisel fotol on meie meeskond maailma suurima põlevkivikaevanduse, siis, mis asub Jordaanias laboris, ja ülemisel pildil on näha see hetk, kui sellele laborile anti kätte akrediteerimistunnistus, mis tähendab see, et see labori käivitamine ja teatud tasemele viimine oli edukas ja see labor sai akrediteeritud. Tegevussuundadest täpsemalt rääkides, siis ma esikohale panin teised analüüsid ja uuringud kokkuleppel kliendiga. See tähendab seda, et kõik see, mida meie seadmed võimaldavad ja kõik see, mida me oskame, on siis nii-öelda kliendi teenistuses, et me loomulikult igale näiteks tellimusele eelneb ka mingi osa läbirääkimisi, mida ja kuidas me teeme, aga kui see on meie võimuses, siis me pakume nii laia valikuid teenuseid, kui me saame, et kas tegemist on jäätmetega, tegemist on biokütustega, loomulikult siin vedelkütuste ja tahkekütuste osas väga palju küsimusi ei teki, et see on meie pikaajaline kompetents, kus me saame nii nende kütuste kui kütuste enda uuringutega, kui võib-olla ka nendest tehtud toodete uuringutega tegutseda. Tahketest kütustest rääkides toon ühe meie jaoks väga olulise referentsi veel, et selle kunstiteosega Eesti Energia tänas meid panuse ees siis Jordaania põlevkivielektrijaama rajamisel, et selle töö sisu oli siis see, et sellest maardlast võetud 1000 põlevkiviproovid käisid meie laborist läbi, me määrasime nende tehnoloogilised omadused, mille baasilt siis saab juba edasi planeerida selle põlevkivi kasutamist, et kohe peaks Jordaanias ka elektrijaam valmis saama minu teada. Nüüd natukese võib-olla ka põlevkivist ja kütustest kaugemale minnes toon veel mõned näited, näiteks sõelanalüüs, et siin on olnud erinevaid kliente selle teenuse juures, kui on vaja uurida põlevkivituhka või ka mõnda ravimitööstuses olulist pulbrit, ja kliendil on vajalik teada saada see osakeste jaotus suuruse järgi, seal siis me saame sellise sõelanalüüsi teha, osakese suurus alates 10 nanomeetrist ja üles, ja me saame anda kliendile siis tema soovitud tulemused. Kindlasti erinevad kõrge temperatuuri ja rõhu tingimustes toimuvad protsessid, samamoodi vedelike jagamine fraktsioonideks vastavalt keemistemperatuurile, aga ka näiteks siin läbi viidud eksperimendid reostunud pinnase või reovesette töötlemisega. Siinolijad saavad pärast ka ringkäigul osaleda ja näevad meie laboreid lähemalt, need, kes veebis on, peavad selle sisuliselt ühe fotoga piirduma, et neid laboreid ja ruume on meie keskuses palju rohkem kui see üks siin, ja
ja kõige uuem seade võib-olla, mille eraldi välja toon, on siis sellel fotol näha, see on siis pürolüüsi uuringute katsestend, mida me seal teeme. Täna käib meil töö koostöös ettevõttega Ecometal, kus me uurime siis akude ümbertöötlemisel jäänud jäätmete ringlusse võttu. Ja samamoodi on see katsestend täiesti asendamatu, kui me räägime sellest, et me tahame plastjäätmeid võtta ringlusse nüüd sellel moel, mida meie saame uurida. Me rääkisime koos pürolüüsist ja võimalikust toorainest nii kütuste kui ka keemiatööstuse jaoks. Nüüd palju laiema sellise võimalike klientide hulgaga on standardimise teenus. Põlevkivi kompetentsikeskus on ühe standardimise tehnilise komitee juht. Me korraldame standardite siis kas väljatöötamist, uuendamist ja näha on siin terve rida standardid, mis on ilmunud. Enamasti me panustame sinna oma põlevkivialast ja kütustealast kompetentsi. Aga samal ajal on meil väga tugev kompetents ka selle standardimise, ütleme siis protseduuri läbiviimisel ja siin sobib see täiesti ükskõik millise sektori ettevõttele, kellel on kuidagi vaja standardimisega kokku puutuda. Samamoodi on täiesti piiramatu kasutusega intellektuaalomandialased teenused. Sinna käivad patendiuuringud, näiteks tehnoloogiaseire, aga ka leiutiste või lahenduste kaitse. Eelkõige just kui keegi on uue lahenduse välja töötanud, siis see on eriti vajalik see teenus, kuna esiteks peaks kindel olema, et see lahendus on ikkagi uus, et keegi ei ole sama asja juba kuskil mujal leiutanud. Aga teistpidi on kindlasti väga vajalik ka see, et on vaja välja tuua need erinevused, mis olemasolevate asjadega võrreldes nüüd just minu lahenduses on. Nii et see on see, kus me saame kogemust ja kompetentsi pakkuda ja abi siin juures, et iseloomustuseks, et tegemist ei ole ainult nende kaitsedokumentidega, mida ma ennem näitasin ja nimetasin. Siin on see plastjäätmete koospürolüüs ja põlevkiviõli grupikoostise määramine, aga te näete, et siin on ka seebikäsn, reklaamvideo kandealus, mesilasteraapia maja, prügipress, nii et ma usun, et see nüüd iseloomustab seda, et väga paljud suunad on siin võimalikud. Ja veel üks oluline teenus. Põlevkivi kompetentsikeskuses minu teada ainukesena Eestis on võimalik üürile võtta keemialaborit. Nagu siit pildi pealt näha, et tegemist on klassikalise tüüpilise keemialaboriga, siin on tõmbekapp, laborimööbel, hea ventilatsioon, siin on erinevate gaaside kasutamise võimalused, lisaks lihtsamad vajalikud seadmed nagu pliidid, segajad, laboriklaas, sellised asjad. Ja võib-olla veel kõige tähtsam siin on see, et see kompetentsikeskuse meeskond, kes on koha peal, et see üürnik saab nende inimeste poole igal ajal tegelikult pöörduda, et kas siis sellise teadus-arendusalase nõu saamiseks või konkreetselt laborist mõne katse või analüüsi tellimiseks. Et siin saab ka võib-olla välja tuua selle, et kellele seda vaja on, et keegi soovib tootearendust teha, keegi soovib prototüüpida, me oleme koolitusi läbi viinud nendes ruumides, nii et lahendusi või võimalusi on erinevaid, miks just üürilaborit on kasutatud. Ja siin, kui ma võin niimoodi öelda, et siis üürilaborite kasutamine, analüüsiteenused sinna juurde, intellektuaalomandi teenused juurde moodustab selline inkubatsiooniteenuste pakett, siis seda paketti on tõepoolest kasutanud mitte meie Eesti 3 põlevkivitööstust, aga vastupidi, terve loetelu erineva siis ütleme ala ettevõtteid. Mesilasteraapiast oli juttu, digiekraanidest oli juttu, üks üürnik on Savist kosmeetika tooteid tootnud
keegi teeb vesiniktöötlust, keegi otsib uut lahendust siis põlevkivi kasutamisele ja nii edasi. Nii et need tegelikult võimalused, kus meie saame kaasa aidata, ma ei julge öelda, et need on piiramatud, et eks nad ole meie ekspertiisiga ikkagi mingil määral piiratud, aga paljudes osades ikkagi me saame kaasa aidata ja siia fotole tõin ka selle, et mis meil laborilaual on, eks ole, et põlevkivi kõrval on ka prügi ja jäätmed, mida siis ringmajanduses tahame kasutusele võtta. Et sellega oleks minu ettekanne lõppenud, kas on küsimusi?